Ka näe mingit kasu sellest, et me siin õhtusel kellaajal maksudebatti peame. Reformierakonnale tunnistas üles, et ettevõtetel on liiga palju raha. Valitsuse maksupoliitilised sõnumid hirmutasid nad raha maksma ja riik sai ülelaekumise. Asi seegi, et tunnistati üles, Eesti ettevõtetel on liiga palju raha ja nüüd on see valitsuse käes. Hästi tegite. Ja ettevõtted on liiga hästi kapitaliseeritud, see on ka, ma arvan, tänase õhtu parim kild. Ma ei ole küll näinud ühtegi Eesti ettevõtjat, kellega ma olen viimase 4 aasta jooksul räägitud, alates sellest ajast, kui Kaja Kallas tuli meil eelarvet korda tegema ja majandust kasvatama ja energeetikat päästma. Ma olen näinud ainsamadki ettevõtted, kes ütleks, et hästi läheb, raha jääb üle, võiks riigile rohkem maksta. Aga tuleme eelnõu juurde. Maksulangetus, käibemaksulangetus. Ma tunnistan täiesti ausalt, kuidagi emotsionaalselt. Käibemaks on minu silmis üks vastikumaid makse. See ei ole ratsionaalne, see on selline emotsionaalne seisukoht. Ja kui me olime valitsuses, kui EKRE oli valitsus, me tegime ära 2 päris korralikku suurt maksulangetust väga kiiresti, kohe kui valitsuses saime, tegime ära esimese maksulangetuse, see oli aktsiisilangetus alkoholile. Kõik Reformierakonna nii-öelda spetsialistid, kelle siis tiibadel seisid spaleeris ametnikud, kinnitasid, et selle raha panevad kaupmehed endale taskusse, hindasid see alla ei too kaubandust, piirikaubandust ära ei kaota, lihtsalt riik kaotab raha. Kõik, mis meile räägiti selle kohta, osutus valeks. Kaupmehed lasid hinnad alla, piirikaubandus lõppes ära, käive tuli Eestisse ja maksutulu ei vähenenud, vaid hakkas järgmisel aastal isegi suurenema. Siis muidugi tuli koroona peale. Mis me siis tegime? Kuidas lahendas normaalne, Eestist hooliv, päris parempoolne, päris konservatiivne rahandusminister seda olukorda, kus majandus oli hapnikupuudusel seiskunud? Langetasime diisli aktsiisi. Ja jälle räägiti meile, ei tule hinnad alla, kaupmehed panevad selle raha endale taskusse, riigieelarve võtab õudse paugu miinust vastu ja lõppkokkuvõttes midagi kasu paremaks ei ole läinud. Jälle mul oli õigus ja kõigil reformierakondlikel nii-öelda tarkuritel, spetsialistidel, ekspertidel läks kõik võssa, mis nad rääkisid. Mitte midagi sellest, mis rääkisid, ei läinud täppi. Esiteks, diisel oli 99 senti liitri pealt. Kohe, kui me langetasime aktsiisi, samal päeval tulid hinnad alla. Teiseks, piirikaubandus oluliselt vähenes, tarbimine tuli Eestisse. Kolmandaks, need samad ettevõtted, kellele jäi rohkem raha kätte, tõstsid töötajate palkasid. Jaa, vastab tõele, valitsus ei saa tõsta inimeste palkasid, valitsus saab inimeste ostujõudu oluliselt kahjustada, nii nagu Reformierakond on teinud viimase 4 aasta jooksul. On vähendanud inimeste ostujõudu ehk sisuliselt vähendanud nende palka, vähendanud ka pensionite ostujõudu ehk vähendanud sisuliselt pensioneid. Aga valitsus, kui just me ei räägi nüüd haridusministeeriumi ametnikest või mingitest taolistest otse riigipalgal olevatest inimestest, valitsus palku ei tõsta, erasektoris mitte. Küll aga maksulangetuse tagajärjel transpordisektoris jäi rohkem raha kätte ja seal kohe tõsteti palkasid ja selle tõttu hakkas üle laekuma, seda muidugi meil Rahandusministeeriumi prognoos ei olnud võimeline ette ennustama, aga ütleme niimoodi, et minister ja tema nõunikud nägid seda ette ka, hakkas üle laekuma tulumaksu ja sotsiaalmaksu ja aasta hiljem ja juba natukese aja pärast ka käibemaksu. Nii et see aktsiisimaksu, diisli aktsiisimaksu langetuse miinus, mis tuli, oli esiteks poole väiksem, kui prognoos ütles, ekspertide prognoos. Teiseks oli väiksem kui sotsmaksu, tulumaksu ja käibemaksu ülelaekumine selle liigutuse tagajärjel. Teile on kõik see loomulikult hiina keel, raketiteadus. Te ei saa sellest isegi siis aru, kui ma joonistan selle tahvlile ja pistan ninapidi sisse. Aga nii oli. Ja nüüd Lätist. Lätiga on lugu lihtne. Läti näide toiduainete siis käibemaksu alandamisest. Meile kogu aeg räägitakse praegu ka. Anneli Akkermann ütles, ära ikka 3 minutit, jah. 3 minutit lisaks. Et Lätisse hindasid alla ei toonud. See on poolik tõde. Tõi hindasid natuke alla ka, aga põhiline, mis tegi käibemaksu langetus toiduainete hindadele Lätis, oli 2 asja. Esiteks lõpetas varimajanduse selles sektoris, mille tagajärjel siis nii-öelda uuem madalam määr, inimesed hakkasid seda päriselt maksma. Ettevõtted hakkasid seda päriselt maksma. Üllatus, inimesed Reformierakonnas.
Maksulaekumine paranes. Uue madalama määraga maksu laekus rohkem kui ennem kõrgema määraga, sest et varimajandus kadus ära. Fakt. Teiseks, ja see on sama oluline, jälle see on hiina keel, millest teie aru ei saa, sellele sektorile jäi raha rohkem kätte maksulaekumise või maksu alandamise tagajärjel ja palkasid tõsteti selles sektoris. Ettevõtetele jäi rohkem raha, et inimestele rohkem palka maksta. See ongi see, kuidas poliitikud teevad maksualandustega inimeste ja ettevõtete elu paremaks. Konkreetsed inimesed said paremat palka. Ja te tahate meile rääkida, et ärme langeta makse, sest keegi ei võida. Kõik võidavad peale ametnike ja poliitikute, kes leiavad, et ettevõtjatel on liiga palju raha käes. Kõik võidavad. Ütleme selles mõttes, mida hulliks te kõike teed? Jalga pidi kinni ja peaga vastu seina lödishöldi vanasti Lõuna-Eestis. Ega mitte midagi ei parane senikaua, kuni Reformierakonna geeniused meil rahandust korda teevad.